Kas on olemas midagi laval, mida ma ei ole valmis tegema? Eesti lippu ma endal taguotsast sisse ei paneks. Здравствуйте, я играю в футбол, баскетбол, volleyball. Kinoteatris mul oli üks projekt, kus ma pidin ikkagi nagu alasti laval olema. Leia see, ma ei saa mitte vaiki olla. Ja siis selle peale vajuta. Tšau, mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie räägime siin podcastist tööst, aga mitte sellest tööst, mida inimesed teevad sellepärast, et palka saada, vaid sellest tööst, mida nad päriselt teha tahavad. Ja need inimesed on karjäärimudijad, sest nemad mudivad oma teekonda nii, et teha seda, mida armastavad. Ja meie esimene külaline on näitleja, kes multitalendina lööb kaasa ka ilmselt igas projektis, mis ta teile ette visatakse. Tšau, Sander! Tšau, Sander! Tšau. Nii, aga me ei alusta seda podcasti nagu tavaliselt alustatakse, me ei anna sulle võimalust ennast tutvustada, sest et sinu tegemistest me räägime terve podcasti jooksul, vaid me alustame kohe töövestlusega. Töövestlusega? Põnev süke. Tundub huvitav. Ma pole mitte kunagi elus ühelgi töövestlusel käinud, lihtsalt ütlen selle ära. Wow. Okei, nii. Nii, selle põnevam see mul on. Ma pidanud siis kohe klassikalise töövestluse tegema. Me just nagu, siis sa saad kohe sükse nagu võibolla... Meil on süke kiire variant töövestlusest, nii et ma tulistan sulle küsimused ja sina vasta, mis pähe tuleb. Olgu. Ja ma pean kiirelt vastama või võin ka lobisema jääda? No, ei, nii nagu ma töövestlusel teeksin. Nii nagu mina töövestlusel teeksin. Anna minna. No sul pole varem võimalust olnud, nii et kasuta nüüd seda. Jaa, olgu. Nii, kuidas teenisid oma esimese palga? Esimese palga ma teenisin niimoodi, et ma olin äkki 15-16. Ei, see oli palju nooremalt. See oli niimoodi, et minu tädil oli aias hästi palju marjapõõsaid. Ja kuna ma sealt Mõisakülast olen, siis seal kõikidel inimestel on suured aiad ja palju marjapõõsaid. Ja siis me käisime seal kogu aeg igal suvel siis marju korjamas. Ja selle eest me saime kas jäätist või siis teinekord isegi nagu natukene raha. Aga nüüd mul tuleb tegelikult isegi meelde, mu kõige esimene töö oli see, et ma väiksena ei tahtnud üldse hambaid pesta. Siis kui pisik oled üldse nagu ei tahtnud ja siis mu isa ütles mulle, et kuule, iga kord, kui sa hambaid pesed, ma annan sulle 20 senti. Ja 20 senti 90-ndatel oli ikkagi põhimõtteliselt, kui sa 5-20 sendist said, siis sul põhimõtteliselt oli 1 kroon. 1 krooni eest sai ikka juba osta turbonätsuse juba 20 sendi eest, ma arvan. Nii et selles mõttes minu esimene töö oli seal, aga sellised, kus ma tegin päriselt tööd, siis olid marja korjamised, nii et me korjasime arooniapõõsastest terve ühe suure vannitäie, hästi suure vannitäie arooniaid. Ja siis mu ema ütles, et need müüakse ühele marja ärimehele maha, aga ta ei ostnud neid ära ja siis need kõik lihtsalt mädanesid ära. Nii et selline töö oli mul esimesed tööotsad. Aga kelleks sa väiksena saada tahtsid? Oi, see on küll nüüd kummaline küsimus, sest et ma ei oska sellele vastata, kuna mul ei ole kunagi olnud selliseid suuri unistusi, et ma peaks kellekski saama või jumala eest, et ma saaksin. Nii et mul tegelikult tõesti, mul ei olnud väiksena sellist nagu plaani, et minust peab politseinik saama või minust peab näitleja saama. Üldse ei olnud, jah. Aga mis on sinu tugevam iseloomuomadus? Ma arvan, et see on tahtelisus. Aga jaa, mis on sinu supervõime? Ma ei tea, kas mul üldse ongi mõni supervõime. Ära ole nüüd nii tagasihoidlik. Ei, ma võin öelda, mis ma tahaksin, et mu supervõime oleks. Seda ma võin hiljem öelda, aga mis mu praegune supervõime on võib-olla see, et vahet ei ole, mis olukord ette satub, ma suudan selle kuidagi endale positiivseks pöörata. Nii, aga mis sa tahad, et su supervõime oleks siis? Ma tahaksin, et minul oleks, see on seotud otseselt minu erialaga ja loomingulise tööga, ma tahaksin, et mul oleks võime kõik oma teoreetilised ideedel baseeruvad mõtted, mis mu peas on, ma suudaksin need kujundlikus keeles väljendada. Ja ma suudaksin, kui mul tuleb mingisugune mõte, mingisugune kas või mingi tunne pähe, et ma suudaksin selle visuaalsesse keelde panna, nii et seda oleks võimalik teiste inimestega jagada, nii et nad saaksid sellest tundest aru. Muusika on selleks nagu täiesti imeline variant, aga ma tahaks, et see oleks nagu visuaalsem ja kujundlikum. Ja seda on teatris väga palju vaja ja ma ise tunnen sellest teatrist väga palju puudust. Aga millist tööd teeksid sa tasuta? Millist tööd ma teeksin tasuta? Ma teeksin tasuta väga palju, issand, las ma nüüd mõtlen, millist tööd ma teeksin tasuta? Ma teeksin sellist tööd tasuta, mis mind kuidagi viisi õpetab.
siis põhimõtteliselt võib öelda, et see ei ole tasuta. Aga sellisel juhul ma olen valmis ükskõik mida tegema, et ma olin valmis ka siia podcast'i tulema selle pärast või miks ma nendel intervjuudel ja asjadel nagu käin ja ma tean, et mul endal on ka aeg-ajalt nagu siuke, et issand, nagu miks sa käid seal nii palju, aga tegelikult ma ammutan sellest võimalust ise ennast väljendada ja saada aru, kuidas ma tegelikult väljendun ja mida ma tegelikult mõtlen, ehk siis nagu süstematiseerida oma mõtlemist ja mingil määral ka ehitada oma enda lugu. Ja see on see, mis mind tõmbab ja seda ma võin alati tasuta teha. Ja kui sa poleks praegu näitleja, siis kes sa oleksid? Ma arvan, et ma oleksin keskkoolist alates mind oleks ikkagi elu viinud turunduse, müügi, võib-olla ettevõtluse peale. Nüüd tegidki hea sissejuhatuse, saabki siit sujuvalt edasi minna. Sa ütlesid küll, et lapsepõlves sul ei olnud mingit kindlat soovi, kelleks sa saada tahtsid. Aga mis sellest turunduse teekonnast siis sai, et millal sul tekkis huvi näitlemise vastu, et see teekond katkes? See oli, et millal ma leidsin selle näitlemise. Need on tegelikult omavahel seotud. Ma just käisin õpilasfirmade laatorisinn ja ma tegin õpilasfirmad ka siis, kui ma olin gümnaasiumis oma hea sõbraga. Me tulime isegi riiklikult 3. ja me olimegi jube head müügimehed. Ja siis meil oli täiesti mingid mõttetud nagu tooted, mingid T-särgid on ju, ja siis naljakate kirjadega, hästi naljakad. Aga me olime jube head müüjad, sest meile meeldis inimestega suhelda ja me püüdsime kõik, kui teised istusid oma nendes boksides, siis me läksime nagu otse nagu uste juurde, kutsusime inimesed oma sinna ja me müüsime kõige rohkem. T-särgi poe kõrval oli meil põhimõtteliselt see boks ja me ikkagi nagu müüsime enamikel laatadel, kus me olime, me tavaliselt teenisime kõige rohkem. Ja siis sellest nagu tuli see, et seal hakkas tekkinema selline esinemis nagu võimalused ja põhimõtteliselt müük on ju mingil määral ka esinemine lihtsalt väga väikesele publikule. Võib seda vaadata esinemist, tegelikult võib seda lihtsalt vaadata kui suhtlemist ka. Ja siis ühel hetkel seal nagu õpilasfirmade programmi need junior achievement'i inimesed panid meid siis mingitesse situatsioonidesse, kus me käisime siis koolitusi andmas nagu noortele rääkimas sellest, kuidas meie nagu ettevõtja tee on käinud ja minu hea sõber, kellega me seda kõike tegime, Gert-Kristjan Rungi on nüüd väga edukas ettevõtja ja temaga siis me seda tegime. Ja siis kuidagi tekkisid need lavalised momendid ja me tegime isegi motivatsioonikoolituse Saku töötutele. Kujutad ette, mingi gümnaasiumi poisid käivad siis, räägivad Saku töötutele täiskasvanud inimestele. Mis võimalused maailmas on olemas. Aga kuna meil nagu silmad särasid, siis ilmselt see nagu mingil määral ka toimis. Mis näoga nad vaatasid teid? Ma ei mäleta. Ma arvan, et me ise olime ikkagi nii närvis veel, et kuna seda esinemiskogemust oli nii vähe ja me tegime seda võib-olla 1 või 2 korda, et siis ma arvan, see närv sai kõik nagu informatsiooni ära. Ja siis tekkisid sellised variandid, et sai nagu kuidagi lava peal olla. Ja siis ma olin gümnaasiumis ja mul oli kogu aeg tunne, et ma natuke nagu petan ennast, et ma ikkagi nagu ei tee päris seda, mida ma võiksin teha, olgugi, et see õpilasfirma asi läks nagu väga hästi ja edukalt. Ja ma tegelikult juba ettevõtlusega tegelesin väiksest saadik, ma tellisin eBay'st siis, kui keegi eBay'st tellida ei osanud, tellisin mootorrattajuppe ja siis, kuna ma sõitsin Krossi mingil hetkel, siis ma müüsin neid mootorrattajuppe foorumites. Ja tegelesin, siis igasugused muud asja ka sai nagu sealt osta, aga kõigil ei olnud krediitkaarte on ju, keegi ei teadnud, et eBay nagu ko.uk on olemas või kom või kuskil on olemas mingi Alibaba-laadne koht on ju, kus sa saad tellida. Ja siis ühesõnaga, aga ma tundsin, et ma ikkagi ei ole nagu ei tee päris seda, mida ma tahaksin ja siis ma ühel päeval otsustasin, ma saadan erinevatesse valdkondadesse siis lihtsalt avaldused ja need olid kõik seotud avaliku esinemisega, ehk siis sellisesse reality saatesse nagu Kinotehas. Siis kästisin kodukeset linna, sinna ma ei saanud, Kinotehasse ma sain, seal ma jäin ka 3. lõpuks. Ja siis üks väga kummaline seik mu elus muidugi, aga tänu sellele ma sain teada, et Viljandis on kool ja siis käisin Võta või jätas. Ja sealt valiti mind vist, ma olin vist kõige noorem mängija, kes seal kunagi käis. Ja seal oli 2500 inimesest valiti mind siis ja veel 9 inimest nagu sinna. Ja siis kuidagi ma sain teada, et Viljandis on kool tänu sellele Kinotehase saatele. Ja siis ma läksin Viljandisse proovima ja ma ei teadnud teatrist mitte midagi ja siis kuidagi mind võeti riskigrupis sinna vastu, ma isegi pidi maksma oma ülikooli nagu hariduse eest. Ja siis esimese aasta jooksul tegelikult ega ma jõudsingi selle aasta lõpuks alles arusaamisele, et miks mulle teater ja mis mind selle juures käivitab. Et ma läksin sinna ikkagi nagu sellise
lihtsa eelarvamusega, et noh, see on lihtsalt sihuke lahe ja tore ja fun ja sihuke väike edevus ka muidugi oli seal kindlasti sees. Aga ühel hetkel ma sain aru, mis töö see tegelikult on ja siis ma alles jõudsin nagu teatrini võib-olla selle esimese aasta keskel või lõpus. Ma ütleks, et vedamine ka ikkagi, sest et ma isiklikult tean nii palju inimesi ka ja kuulnud ikkagi neid lugusid, kuidas tahetakse näitlejaks saada ja tahetakse minna õppima ja lihtsalt ei saada sisse. Et ju sinus siis nähti seda suurt X-faktorit, mis sind praegu ka on toonud siia, kus sa oled ju, et tegelikult ma arvan, et Eestis ikka väga-väga paljud inimesed teavad, kes sa oled ja mis sa teed. Nojah. Ei, ma ei tea, ma ei oska selle kohta midagi öelda iseenesest. Eks nad teavad ka sellepärast, et ma lihtsalt ise olen piisavalt edev või julge selleks, et nagu ennast nagu väljendada. Aga jah, eks Kalju komissar midagi seal pidi nägema, sest ega ma tõesti ei saanud midagi aru. Ütleme nii, et Kaljul oligi see võime valida välja inimesi, kes olid täiesti nagu siuksed, kelle vanem kursus arvas näiteks, et elu sees mind ei võeta vastu, seal oli nii palju tugevamaid kandidaate, aga Kalju kuidagi midagi selles nägi. Ja see oli tema nagu erakordne võime, aga ma ei tea, mida ta seal siis nägi. Eks ma selles mõttes olin, et ma lihtsalt olin väga, mul on mingisugune elus ära on nagu mind lapsest põlves nagu saatnud ja ma arvan, et see on, nagu ma ka eelmine kord sulle olen juba öelnud, see on otseselt lapsepõlvest tulnud ja mul oli väga tore lapsepõlv ja väga usalduslik ja tore keskkond, kus kasvada, et mul ei olnud sellist hirmu maailma ees, et kui ma sinna lavale läksin, muidugi ma kartsin. Ma esimest korda mängisin gitarri, mingisugune 50 inimese, muidu ma olin võib-olla pruudile vaikselt mõne lookese mänginud, see on ka nagu silmad häbi täis, aga et selles mõttes muidugi ma kartsin, aga mingi väike vurts seal pidi olema, jah. Aga miks just Viljandi, kas sa kaalusid ka Tallinnasse tulekut lavakasse? Ma teadsin, et lavakas on ka olemas, aga kuna sel aastal oli Viljandisse vastuvõtt ja ilmselt, kui ma ei oleks Viljandisse saanud, ega siis mu tee ilmselt ei oleks jätkunud. Ma ei usu, et ma oleks lavakasse läinud. Sest ma teadsin üldse, ma sain teada sellest, et Viljandi kool on olemas reaalselt mingi 2 kuud enne. Ja selles mõttes, et ja tegelikult ka ja ka lavakast võib-olla ma olin lihtsalt mingisuguseid, ma olen kuulnud, et selline sõna on olemas, ega ma muud nagu ei teadnud selle kohta. Aga kui me siin enne tänast podcasti natukene sinu kohta uurisime, siis me leidsime ka ühe põneva nii-öelda sinu eluseiga seotud Venemaaga. Ja. Et saad natuke sellest ka rääkida, et mis sa tegid, õppisid? Tead, mul tekkis niimoodi, ma olin 3 aastat teatris olnud ja jube nagu hästi oli kõik läinud ja kõik oli nagu kõige paremas korras, aga siis ma otsustasin, et Peeter Jalakas ütles kunagi ühe sükse lause, kui me käisime temaga nagu kui lavastajaga kohtumas, siis kui ma teatrikoolis olin ja ütles, et kui kõik on hästi, siis ei ole tegelikult kõik hästi. Ja see on selles mõttes siuke nagu natuke siuke halb kiusav nagu asi, mida endale nagu kogu aeg nagu meeles hoida, aga teistpidi sellest on ka mu elus päris palju kasu olnud. Ja siis ma tundsin ennast nagu üpriski mõnusalt siin Eesti teatris, mul oli oma koht, mul oli oma teater, mul oli ka tööd väljaspool seda teatrit, ma just olin oma monolavastuse ära teinud, ma just sain selle Kristallkingakese preemia ka, mis oli muidugi väga tore üllatus. Et kõik oli hästi, aga siis mul oligi selline tunne, et kui kõik on hästi, siis ma just pean midagi tegema. Ja muidugi seda kannustab ka see, et kui sul on kõik hästi, siis see tähendab, et kui sa isegi ära käid, siis sul on võib-olla võimalus nagu tagasi tulla. Et kui sa läheksid ära nagu selle pealt, et nagu niigi, et kuidagi asi ei lähe ja siis lähed veel ära ka, siis ega sa pärast sinna maailma nagu sisse ei saa. Et võib-olla see andis ka julgust, aga peamine motivaator oli see, et ma teeksin midagi sellist, mis täiesti pööraks mu pea või mu maailma pea peale. Ja minna võõrasse keelekeskkonda ja võõrasse keskkonda üldisemas mõttes nii suurde linna, elada seal üksi, ja siis oled seal tundides, kus 5-8 tundi päevas räägitakse lihtsalt ainult puhast vene keelt, erialast nagu akadeemilist, intellektuaalselt nagu kõrget vene keelt ja siis sa proovid seal nagu kuidagi aru saada. Kas sul oli siis vene keel nagu tip-top? Ei olnud üldse. Ma olin nagu ikkagi, ma sain vene keeles sain nagu niimoodi läbi, et meil oli lihtsalt Gerd-Kristjan, kuna me olime parimad sõbrad nagu 3. klassist kuni 12. klassini kogu aeg koos. Meid kutsuti isegi rungirebaseks nagu koolis direktorite ja inimeste poolt.
ja siis, kuna tema sai vene keele õpetajaga ülihästi läbi ja mina sain ka tegelikult, meil oli Natalja Kurankova hästi tore õpetaja. Ja kuna me lihtsalt aga saime väga hästi läbi, siis kuidagi juhtus nii, et alati ma sain nagu suhteliselt normaalsed hinded, aga minu vene keele tase oli reaalselt seal, et Strastvõti ja igraju futbol, basketball, volleyball, nii nravitsa, košk või mingi sabaka. No et selles mõttes see oligi kogu see lause. Ja siis teine lause, mida ma oskasin, ja nitšivo nii хорошо говори по-русски. See oli nagu, ja kui ma selle ära puristasin, siis kuidagi alati nagu läks okeilt. Ja siis mõtlesid, et mida teha, et läheks Venemaale õppima? Oota, aga mis õppisid seal üldse? Lavastajaks. Aga ütleme nii, et lavastaja tööni me väga ei jõudnud, sellepärast, et see algas täiesti nullist. Nii nagu meil Viljandis, et noored tulevad, kes on 18, 19, üks oli isegi 17. Et hästi noored inimesed. Ja siis meil tegelikult tegelesime selle aja, mis mina seal olin, sest ma jätsin selle pooleli. Me tegelesime ainult nagu näitleja ülesannetega, et me tegelikult selle lavastamiseni ei jõudnud ja sellepärast see oli ka üks põhjus, miks ma sealt ära tulin, et ma tegelikult oleks tahtnud juba teha koostööd inimestega, kes on juba teatris töötanud, mingi magister oleks olnud ilmselt kõige parem versioon selleks. Sest kui sa lähed uuesti sellisesse kooli, ülikooli esimesed aastad, seal ikkagi kursuse vahel on, eriti kui kursus peab nii kollektiivselt koos töötama, nagu teatrikoolis see on, siis seal tekib hästi palju selliseid tobedaid noorte inimeste egovõitluseid ja seda, et nagu, kes seda teeb ja kes teeb paremini ja kes on juht ja mingid sellised mängud, mis tegelikult ühel hetkel elus nagu hajuvad järjest enam ära ja mis mulle väga meeldib, et siis ma ei jõudnud sellega ühel hetkel, kui ma läksin, siis tulin pärast jõuluvaheaega, läksin kooli tagasi ja me pidime koos tegema mingisugust ühte stseeni kõik kogu kursusega ja siis ma istusin seal, siis hakkas jälle siuke vaagimine pihta, nagu, kelle mõte on lahedam ja siis ma sain nii selgelt nagu klõpsust aru, et ei, aitab, et ma ei taha enam siin olla. Ja siis ma tulin ära, aga lavastajaks jah. Aga kui liikuda sellest haridusest edasi, siis mis see esimene nagu töö oli näitlejana? Ahaa, nagu siis, kui ma teatrikoolis olin juba. No näiteks. See oli, eks alguses oli nii, et kuidagi oli vaja ju ka raha teenida kooli ajal ka. Siis sai käidud mingid limpa reklaamis kuskil, kus me teenisime reaalselt ühe võttepäeva eest 25 eurot või mingi siuke nagu summa oli seal, mäletan. Ja siis vaikselt hakkas ühel hetkel tiksuma ka neid selliseid õhtujuhtimisi ja mingid ürituste vedamisi. Neid hakkas nagu vaikselt tulema ja neid ma siis tegin ka. Aga esimene töö, mis mul ikkagi oli Ugalas Utoopia rannik, kui mind valiti siis juba esimese aasta lõpus äkki, mind valiti siis ühe lavastaja poolt sinna mängima ja ühte teist näitlejat veel. Aga mul läks selles mõttes suhteliselt hästi, et ma juba pärast teise aasta alguses, kolmanda aasta alguses 4 aastat kestab. Tegelikult kolmanda aasta alguses Kalju helistas mulle ja ta oli enda teatris kunstiline juht. Ja siis ütles mulle, et kuule, et siuke näitleja nagu Sten Karpov, keda ma olin alati nagu vaadanud alt üles, siiamaani vaatan, Sten on ülitore ja hea inimene ja väga hea näitleja. Ja siis öeldi, et tema võib-olla läheb endast ära, et on vaja talle asendust leida ja siis mulle juba 3. aasta alguses, mis on suhteliselt nagu pretsedenditu, seda väga ei ole, et siis mind juba ta kutsus endlasse nagu tööle. Ma siis ei läinud küll, sest Sten ikkagi jäi. Aga see oli metsikult nagu vabastav tunne, nii et mul läks selles mõttes hästi, et ma sain suhteliselt kiiresti juba töö peale ja juba selle 3. aasta lõpus siis ma läksingi endlasse ja siis mul juba oli esimene töö ja siis ma juba teenisin selle eest nagu rahaga. No juba siiamaani kuulates minu arust sinu lugu on siuke ehtne näide, et ei tasu minna paanikasse, kui sa ei tea, ma ei tea, väiksest pealt või kooli ajast, kelleks sa saada tahad. Sinu puhul minu arust see näitleja nagu teekond, see lihtsalt juhtus. Aga see oli nagu vist kõige õigem juhus, mis sinu elus juhtuda sai, sest et see nagu sobib sulle valatult ja paistab, et sa ise oled rahul ja kõik teised on tegelikult ju ka rahul, kui algusest peale tegelikult juba nagu nii hästi on läinud. Jah, see oli suur juhus loomulikult ja siin tulebki tänada selles mõttes ikkagi Kalju Komissarovit. Ega mul see esimene pool aasta läks ikkagi suhteliselt kehvasti, eks ma ikkagi ei teadnud, kus ma olin sattunud ja kogu see kultuurisfäär oli mu jaoks nii võõras, et ma ei olnud raamatuid lugenud, mitte midagi ei teadnud. Ja siis meil ikkagi esimese kursuse lõpus esimese poolaasta lõpus ma sain siis ikkagi kõige halvemad hinded, mis oli võimalik saada ja siis Kalju ikkagi ütles mulle, meil oli üks siuke proov, kus ta juhendas mind ja ma proovisin seal selle tüdrukuga tegime seda stseeni ja ei tulnud, see oli Vaataraevus tagasi John Osborne'i väga lahe materjal, võib-olla järgmine aasta hakkame seda endast tegema. Ja siis ei tulnud ja siis ta lihtsalt
karjus mu peale, ropendasime seal mõlemad, mul on selles vanas telefonis isegi see salvestus vist alles. Ja siis ta ütles, et sinu peal on nii suur hunnik sellist kultuurilist nagu sellist nagu välja mõeldud maskilikku sellist jama, mis tuleb lihtsalt maha küürida, et lõpuks ometi sa lihtsalt oleksid lava peal. Ja siis mul käis seal siuke plõks ära selles proovis ja pärast seda, et mul ei läinud kõik alguses, ei läinud nagu lepase reega. Aga kuna mul on ikkagi see sporditaust ja selline võistlusvaim ja siis ma mäletan, ma läksingi siis sealt, sain need halvad hinded kätte ja siis kogu kursusel oli pidu ja siis kõik seal räägivad ja igal vanemal kursa inimesel on siis oma lemmikud, vaata, sa olid nii tubli, see oli nii lahe, et nüüd, sellest saab midagi ja siis ma olin seal peol niimoodi, keegi eriti vaadanud või rääkinud muga juttu ja siis ma olin, ja siis kõndisin õhtul koju, õrnas siis alkoholi intoksikatsiooni mõju, õrnas, mitte suure all. Ja siis vajusin sinna lume sisse, nagu see oli siuke tähistajas oli ja siis ma mäletan väga hästi, ma ütlesin endale, Sander, nüüd sa teed nii, et sa saad järgmise poolaasta lõpuks kõik A-d. Ja siis ma sain, sest ma tõesti tegin palju tööd, ma tegin väga palju tööd. Et sellel töömaht on ka ikkagi seal olnud nagu metsik. Aga see on selles mõttes mul alati läinud nagu mööda külge maha, et ma ei ole piinlenud selle töö käes, et ma olen alati, see ongi see supervõime, mis mul võib-olla on, vähemalt ma ise tunnen ka, et kui tekivad rasked olukorrad, siis ma kuidagi oskan need pöörata alati ümber niimoodi, et ma näen neid alati positiivsetes värvides kuidagi. Et lihtsalt, et öelda, et see ei olnud ka lihtsalt nii, et kõik nagu tuli. Seal oligi niimoodi olnud, et gümnaasiumi nii, mul oligi kõik tulnud jube kergelt ja Kalju ütles seda ka selles samas meie väiksest diskussioonist, ütles, et sul on nii lihtsalt kõik olnud ja siis kujundlikus mõttes ta panigi mulle nagu siukse, mis asi see on, mingi kaik, aga pani mulle pähe ja siis see nagu kuidagi toimis. Midagi lõi nagu paika. Et ma olen selles mõttes väga selle usku, et aeg-ajalt peab olema mõni inimene, kes tuleb, ütleb sulle nagu väga karmid sõnad. Paljud inimesed ei saanud sellega hakkama ka teatrikoolis. Kalju proovis seda tehnikat teiste peal ka ja ta oligi natukene sellise tehnika mees, et kas kõik või mitte midagi. Ja minu peal see kuidagi toimis. Jah. Aga sa ju teed palju ka saatejuhitööd. Kuidas sa sinna jõudsid? See oli, eks nagu siin võib ka jälle öelda, et see on läbi juhuse. Et nagu ikkagi kõik asjad on elus läbi juhuse. Aga ma arvan, et sellel on oma seos on ikkagi selles, et kui ma töötlesin endas, siis eks mul ikkagi oli siuke mõte, et ma ei taha nagu jääda selliseks näitlejaks, kes ongi ainult ühes teatris ja siis jääbki sinna nagu väikesesse nagu Pärnu teatrisse, mis tegelikult ei ole üldse väike, aga mingis mõttes sellest suurest Tallinna maailmast, nagu sellest võimsast Tallinna maailmast läbi eemale. Et ma tahtsin, et mul mitte sellepärast, et lihtsalt Tallinnasse saada, ma oleks võinud ükskõik kus mujale minna, aga lihtsalt selleks, et saada värsket õhku vahepeal. Ja siis mul tuli siuke mõte, et ma tahaks teha ühe tüki pornograafiast, mille nimeks sai lõpuks Eidao ja siis ma otsustasin, et ma helistan Paavo Piigile, keda ma üldse ei tundnud, aga ma teadsin, et kinoteater sel ajal oli just nagu siuke tulnud ja tundus, et nad tegelevad sellise dokumentaalse asjaga. Ja siis läbi selle Paavo nagu võttis mu kõne vastu, me rääkisime juttu talle, see mõte meeldis, ma esitlesin seda Paulile, Paavole ja Hendrikule kunagi Linnateatris, siis kui nad seal veel töötasid. ja siis neile see mõte meeldis ja sealt nagu tekkis see, et ma sain Paavoga väga heaks sõbraks. Ja tänu sellele, et ma Paavoga heaks sõbraks sain, see tähendas, et ma sain veel mängida teistes tükkides, kinoteatri tükkides, kus Paavo tahtis, et ma mängiksin. Ja läbi selle juhtus see, et ma mängisin Tallinnas palju rohkem ja juba Tallinna inimesed teadsid mind. Nii et ka igasugused produtsendid ja inimesed, kes siis valivad saadetesse, inimesi käisid siis vaatamas, kes nad tahtsid hoida, nagu kuna kinoteater oli selline nagu värske ja uus asi, siis käisid seda palju vaatamas. Ja sealt nad leidsid mu. Ja siis Kaupo Karelson käiski seda etendust vaatamas ja talle meeldis see, milline ma seal olin ja siis ta kutsus mind castingule, sinna näosaate castingule ja siis ma saingi sinna. Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et see sai alguse sellest, kui ma helistasin, tegin selle Paavole selle kõne, ütlesin, et ma tahaksin sinuga seda tükki teha, siis tänu sellele ma sain Tallinnasse. See näosaates oli sul esimene saatejuhtimine siis või? Nagu nii-öelda päris... Kohe väga suur projekt on ju. Kuidas sa tundsid ennast siis?
Ma tundsin siis, kui ma selle sain, no esiteks oli nii, et miks ma selle sain, ma arvan, et ma sain selle sellepärast, et ma olin metsikult lõdvestunud siis, kui ma sinna casting ule läksin. Sest mul ei olnud nagu mingit väga intensiivset soovi, et oi jumala eest, ma pean selle saama. Ja tihtipeale siis, kui sul ei ole seda soovi, siis sa nagu asjad tulevad. Sellepärast, et siis sa oled vabam ja siis oled lõdvestunum. Ja siis, aga eks ma nagu hullult ei põdenud. Ma tegelikult, igasugust, see on ju mingis mõttes nagu tunnustus, on ju. No pärast Märt Avandit, kellele ma jään elu lõpuni nagu alt üles vaatama. Igas mõttes positiivses mõttes. Et siis, eks see natukene nagu mingi hirm oli, aga teistpidi see oli metsik tunnustus mulle, et mulle anti see võimalus. Ja mul on tunnustustega niimoodi, et ma võtan need alati avasüli vastu, et mingid inimesed paneb see kinni, nad hakkavad kuidagi muutuvad skeptiliseks, mina nagu pigem tõusen sellest lendu. Aga jah, oota, mis läks nüüd vähe lappama see asi. Oligi, kuidas sa nagu tundsid ennast, et kõik see vastutus ja nagu sel hetkel, kui tuli see Su nägu kõlab varsti tuttavalt, oli olnud ju 5 väga tugevat hooaega, kus olid Eesti inimeste jaoks nagu väga tuntud näod ja siis tehti järsku hooaeg, kus olid kõik tundmatud näod, ehk siis ma ise mäletan, et ikka see skeptilisus nagu oli palju suurem selles et mis siit nüüd tuleb, et kes nad on, kuidas nad hakkama saavad, toovad siin TV3 pühapäeva õhtul, mis nagu vaadatakse kõige rohkem, et kas sa tundsid ka nagu teataval määral mingit suuremat vastutust, et ma sain sellest aru küll, et see on erinev kui see, et Märt teeb 5. hooaega võrreldes nagu 4. hooaega, see, et tulla ja täita kellegi teise kingi ja see, ma sain sellest pingest aru, aga kuidagi see ei närinud mind nii palju, sest see meeskond oli suhteliselt toetav ja tegelikult ma võtsin endale ülesandeks seal, ma läksin sinna tegelikult õppima mingis mõttes seda, mida ma pean teatrilaval igapäevaselt tegema, kuidas olla selles ruumis kohal nii, et sa ei kao ära. Et sa ei lähe automaatika peale, et sa ei hakka lihtsalt täitma nagu ülesande täitmise pärast, vaid lihtsalt ollagi selles ruumis, reageerida nii, nagu see ruum, nagu milline see ruum on. Ja seda ma läksin sinna täitma, nii et mul oli tegelikult endal nagu see põhimõte selge, mis ma seda teen, mis tähendas seda, et mul need hirmud natuke kadusid ära, ma tegelesin rohkem iseendaga. Ma ei ütle, et lõpuks see, mis ma seal tegin, ma ise selle hullult rahul olen, ma ei saanud päris nagu mingitel hetkedel ma sain selle kätte muidugi, mida ma seda päris vabadust, mida ma tunnen, milline nagu Sander võib päriselt olla nagu, kus ta on nagu mänguline, kus ta nagu unustab kaamerad ära ja tekibki siuke vaba mäng. Et ma ei saanud seda väga paljudel hetkedel kätte, aga see on esimese projekti puhul ka nagu suhteliselt loogiline. Ega teatris ka esimesed aastad ikkagi need hetki, kus sa saad selle magusa koha kätte, need on ikkagi harva. Et aga jah, see vastutus oli küll, aga ma kuidagi selle iseenda arendamise pointiga see hajus ära natukene. Minu arust see tagasiside sellele peale esimest saadet oli ülipositiivne, et kui vaatasidki, vist sel ajal ka oli nägi Twitteris, siis kohe tulid umbes need, et Sander Rebane, et umbes kus ta varem on, kes ta on, et umbes, et tõesti, et see positiivne üllatus minu arust oli nagu, kindlasti oli negatiivse kommentaari ka, ma ei kahtle, aga minu arust ikkagi nagu väga hästi õnnestus. Nad olid jah, nagu see oli huvitav tõesti, sest et seal oli nagu väga suur ebaõnnestumise võimalus. No ja seda ütlesid saate tegijad ka, nad olid täiesti nagu pärast esimene saade välja tuli, me ise tegime samal päeval saadet. Tegime mingit 7. või 8. saadet. Ja siis nad ütlesid ka, et nagu täitsa lõpp, et nagu kummaline, et kuidagi üldse negatiivseid kommentaare ei ole olnud. Ja mul on üldse kuidagi nagu hästi läinud selles, üldse. Et mul on hästi läinud selles osas, et avaliku meedia tähelepanu ei ole mind kuidagi nagu, nad ei ole mu kohta kuidagi nagu negatiivsed olnud kunagi ja ma ei saa sellest aru, miks see nii on, ma loodan, et see nii jääb. Aga mul on selle kohta oma teooria ka, nagu miks see nii on. Ma usun, et see on sellest, et kui sa ise oled nagu mängid avatud kaartidega ja tunnistad oma vigu ja julged öelda mingisugused asju välja, mida sa päriselt nagu tunned ja mõtled, siis keegi ei saa su kallal nokkida. Kui sa varjad midagi ja proovid nagu tagasi hoida ja ütled, et oi, see on mul nii isiklik teema, siis kõigil on kohe see, nii, nüüd ma tahan nagu sorkida just seda punni, mis sul seal on. Aga mul neid punne väga nagu ei ole olnud, et ma räägin suht tavali alati kõigest ja ma arvan sellepärast võib-olla lihtsalt ei olegi midagi nokkida, sest ma nokin enda kallal juba enne ära. Võib-olla jah. Aga õppetundidest rääkides ja just töö maailma kontekstis, mis sinu kõige suuremad õppetunnid on olnud nii positiivsed kui negatiivsed siis? Oho, sa mõtled nagu tööl olles?
üldse jah, selle näitleja tööga, saatejuhi tööga, et kuidagi, mis on sind hästi palju õpetanud positiivselt ja mis on võib-olla mingi hetk tõmmanud vaiba jalga alt ära ja siis sa püsti tõusnud, okei, seda ei tasu enam korrata. Ma arvan, et üks kõige suuremaid õppetunde on võib-olla see, kui rääkida tööst üldisemalt, siis tihtipeale enamik tööd on ikkagi kollektiivsed tööd. Ja põhiprobleemid tekivad ikkagi inimeste vahelistes suhetes, et see nagu, et võib-olla see on nagu selline, kuidas neid suhteid hoida, kuidas käituda nii, et sa oleksid kollektiivile vastuvõetav, sest ühel hetkel seal võib igasuguseid nagu jamasid tekkida, inimesed tõrjutakse välja. Ma tean, et ega ma ise ka, ma olen selles mõttes ikkagi suhteliselt individualistlik nagu inimene olnud kogu elu, et ma olen alati kollektiividest kuidagi eendunud. Tihtipeale see juhtub nii ja ma tean, et see on minu kõige nõrgem külg, sest ma võin väga vabalt nagu üksi olla palju aega. Aga tegelikult üks suur õppetund on see, et mida ma ei ole tegelikult õppinud veel, aga kuidas kollektiiviga rohkem kokku sulanduda. Sest mul tihtipeale on see, et selle asemel, et rääkida kuskil sellist nagu mööda minna, siis nagu juttu, sellist small talk'i teha, selle asemel mul on alati nagu peas kuklas, et äkki ma peaks hoopis tegema midagi huvitavat, äkki ma peaks lugema raamatut, äkki ma peaks hoopis tegema trenni, äkki ma peaks hoopis minema stuudiosse, äkki ma peaks nagu lugema mõne näitemängu läbi või kirjutama midagi, et selles mõttes mul tekivad alati need ja ma peaks tegelikult õppima rohkem seda, kuidas inimestega nagu koos olla. Ja just sellises nagu hästi lihtsas olemises, nii-öelda sellises small talk'i olemises. Et see on üks selline suur nagu küsimus, kuidas seda lahendada ja ma arvan, et see saab olema mulle üks suur õppetund ka, kui ma selle ühel hetkel nagu selgeks saan. Ma ei tea, kas seda üldse saab selgeks saada, võib-olla ma olen lihtsalt selline inimene. Aga õppetunde veel, ma arvan, et ettevalmistus ja töö enne mingisuguseid asju, mida sa teed, on äärmiselt oluline, et sa teeksid, et sa valmistaksid ette. Ütleme nii, et nüüd praegu, selles kontekstis, kus me praegu seda podcasti teeme, ma ei ole mingit ettevalmistust teinud ja ma tihtipeale nüüd enam ei tee ka, sest ma mingis mõttes tunnen, et see teinekord nagu piirab mind. Aga kui sa noorem oled, siis tegelikult see ettevalmistus ja läbimõtlemine ja see, et sul oleks proovis, kui sa lähed proovi, et sul oleks midagi välja pakkuda, et sa oled kodus mõelnud selle teksti peale, et sa oled teksti pähe õppinud, et sul on hea lavastajaga koostööd teha, et ta saab sulle kohe märkused öelda, et sa saad hakata neid täitma, mitte jääda teksti taha kinni. Ehk siis ettevalmistus ja kehtib ükskõik missuguse eriala puhul, mida sa teed. Et see kodune töö tihtipeale, mis meil koolist nagu antakse kaasa, mis on hästi nõme kohustus ja siuke vastik asi, mida keegi ei viitsi teha, seda tuleb terve elu jooksul teha ja seda tuleb nagu tegema jäädagi. Ja siis sa avastad ühel hetkel, okei, see töö kannab vilja, inimestel tekib see tunne, et sa oled usaldusväärne, sinuga saab koostööd teha sellepärast, et sa nagu teed midagi ka. Ehk siis ettevalmistus ja arendada endas seda töö tegemise võimet, see on ka äärmiselt oluline. Aga sa tõid välja, et meedia ei ole sinust sellist negatiivset nupukest teinud. Leidsid midagi? Aga ei, mina ei ole leidnud. Aga ma lihtsalt mõtlen, et ma ei tea, igal inimesel on see nagu mingi luukere kapis, et me ei hakkasin minema eraellu, aga ma just mõtlengi, et kas tööalaselt on sul ikkagi mingi selline, võib-olla siuke valus koht, mis on nagu jätnud oma jälje. Mingi ebaõnnestumine. Jah, mingi ebaõnnestumine, mis võib olla nagu lohutab ka kuulajaid. Sa mõtled nagu siis etenduste käigus, jah? See võib olla see võib olla... Ma arvan, ma tean, ma võingi öelda, see on selle näosaatega seotud. Ikkagi ma arvan, mul on kahju sellest, et ma ei saanud seal seda vabadust kätte, mida ma lootsin. Sest mulle endale väga ei meeldinud seda vaadata, sest minu enda jaoks ma olin kramplik seal ja minu jaoks, minu enda sisimas ma tean, et ta ei ole minu jaoks nagu suur õnnestumine kindlasti. Ta oli okei, aga ta oligi okei. Minu jaoks ta oli nagu siin, aga ta oleks võinud olla nagu palju vabam ja mõnusam. Ehk siis ma võiksin tuua nagu selle näitena. Aga teistpidi ma saan kohe sellest aru, et tegelikult see ongi arenemisprotsess. Sa ei saa esimese saatega kohe seda kätte saada, täpselt nagu teatris ma ei saanud seda kohe kätte. Aga lavastuste mõttes, muidugi on mingid lavastusi, mis on siuksed mõtted, et oled seal protsessis sees juba saad aru, et oi. Okei, mis asi siit tuleb, siis sa pead hakkama seda mängima, aga seal võib juhtuda teinekord, et siis, kui sa esietendused teed ära, siis tundub, et oi, mis asi see on nagu. Ja siis ühel hetkel kuidagi kõigil tekib sellest, et see on nagu nii ebaõnnestunud, tekib nagu siuke, okei, tegelikult on siuke savi, siis vahet ei ole, ja siis kuidagi läheb käima nagu.
ehk siis noh, näiteks meil on niisugune lavastus nagu Vedelvorst. Me tulime suvel sellega välja, see oli nagu niisugune lavastus ka, mis võeti sellepärast, et üks teine lavastus jäi ära, see oli noh, lühike ettevalmistusaeg. Ja suvel oli täielik vaikus saalis, nagu siis ma olin ka, mul oli peaosa seal ka, olin just Venemaalt tulnud. Lihtsalt nagu midagi ei ole siin nagu. Ja siis sügisel järsku meil tekkis endal mingi siuke vabadus, nii et see on nüüd mul täielik kõige lemmikum etendus, mida mängida nagu. Sellest, ja noh, tihtipeale need asjad nagu pöörduvad ise ümber. Et selles mõttes, et mingit sellist asja, mis on jäänudki nagu niimoodi painama lavastustest, ma ei oskagi vist välja tuua. No, sinult on vist suht võimatu sellist küsimus küsida ka, et esiteks punkt 1, sa nagu ise ütlesid, sa keerad selle negatiivse olukorra endal kas siis positiivseks õppetunniks või siis, roosad prillid siis nagu me oleme juba aru saanud, sa teed lihtsalt ise nii kõva tööd, et su nagu enda nii-öelda ootused ise endal on nii kõrged, et kui sina ütled, et sa ei jäänud endaga rahule, siis tegelikult kõik teised jäid. Võib-olla, ma ei tea jah. Eks me enda suhtes oleme kõige suuremad kriitikud muidugi. See on nagu loomulik jah. Et noh, selles mõttes ma ei teagi selle näosaate osas, ega ma ütlen lõppkokkuvõttes see, mida mina ütlen, see ei olegi nagu mingis mõttes võib-olla tähtis selles osas. Aga ma tean ise, mida ma oleks saanud paremini teha, nagu ma tegelikult tean. Aga selline teletöö toob kindlasti nagu laiema tuntuse, et kuidas sa üldse näitlejana võib-olla tunnetad seda, et kas on vaja teha teles tööd, et olla selline tuntum või olla ka lihtsalt teatrinäitleja? See oleneb, mis sa tahad. Vaata, kuna ma teen õhtujuhtimise, ürituste juhtimist ja nagu seda valdkonda ka, siis seal see tuleb igal juhul kasuks. Ja seal on see äärmiselt vajalik selleks, et sa oleksid pildil, siis inimesed oskavad sind kutsuda ja tihtipeale kutsutaksegi õhtu- ja päevajuhte mingitel üritustele ka näo pärast. Noh, selles mõttes, et lihtsalt kes on Superstaari saates tulnud, nii olgu lükkame tema, sest ta on nagu, jah, siis inimestel on näed, saavad kavva panna nagu pildi ja selle nime. Et selles mõttes ta on kindlasti kasulik ja selleks ma tihtipeale seda teen. Nagu, kui on vaja nagu mingis saates käia, kus ma otseselt ise juhtima ei pea, kus ma olen külaline, siis ma lähen sinna ka muidugi, sellepärast, et seal on toredad inimesed. See on tihtipeale nagu a priori, et oleksid toredad inimesed, et see oleks tore kogemus. Aga muidugi see annab väga palju kaasa sellele tuntusele selleks, et sa saad mingisugused järgmisi töid. Et selles mõttes muidugi, et tihtipeale noh, ega teatrid ka teinekord valivad. Noh, mingis mõttes, kui me räägime kommertslikumatest teatriprojektidest, mingisugused muusikalid, muidugi seal peavad oskused ka olema, selles ei ole küsimustki, aga kui sul on valikus 2 inimest, kes on võrdsete oskustega, sarnane tüpaaž, aga ühel on nagu mingi metsik, nagu noh, mitte metsik, aga mingi tuntus ja teisel ei ole mitte midagi, siis noh, tegelikult sul on ju palju lihtsam müüa seda inimest, kes on nagu tuntum. Et sellel on nagu see kaalukauss on seal ka ja muidugi. Aga samas, kui sa ei anna sellele teisele inimese võimalust, siis ta ei saagi tuntuks, on ju. Et ja. Seal on need agakohad ka. Ja õnneks ja ma loodan, et on inimesi, kes niimoodi mõtlevad, nagu sa ütlesid. Nagu, sest et see on äärmiselt vajalik. Ma olen alati mõelnud seda, et tegelikult peaks niimoodi tegema. No aga näitlejatööd tegelikult ju on selline avaliku elu tegelase töö tegelikult ühtepidi ka, et kuidas sa nagu, me rääkisimegi, et sa teed seda teletööd, et tuntus nagu säiliks, et sa saaks ikka neid saatejuhtimisi teha ja õhtujuhtimisi, aga et kuidas nagu sa selle avaliku elu tähelepanuga üldse toime tuled? Ei, ütleme nii, et ikkagi ma ütleks seda, et saateid ma juhin sellepärast, et see on mul väljakutse peamiselt. Ma ei ole juhtinud seda näosaadet ja seda ma ei ole teinud nagu tuntuse pärast, seda noort meistrit. Need ma olen teinud ikkagi sellepärast, et mind huvitab see tegevus õppida saatejuhina. Ma isegi olen mõelnud, et võiks saatejuhina nagu õppima minnagi, kas kuskil Euroopas minust on mingi kool, mis sellega tegeleb. Aga nüüd lihtsalt see oli täpsustus sellele, et selle avaliku tähelepanuga, kuidas sa toime tuled? Üldiselt hästi, ma ütlen, mul ei ole olnud seda, et mingid negatiivsed asju oleks väga palju juhtunud. Aga eks aeg-ajalt juhtub seda, ma ju tajun sekundi pealt ära, kui keegi nagu pöörab oma energeetilise nagu pooluse minu poole, ma saan kohe aru, kui ta saab aru nagu kohe hetkest. Nagu see on nagu kehakeeles ja kõik see on millisekundiline muutus, kus tekib mingi asi ja ta isegi ei pruugi vaadata mind pärast seda, ma saan isegi seljast aru, kui ta nagu kõige teistmoodi kõndib. Ja siis ühel hetkel 100 meetri tagant, siis ta teeb selle pöörde nagu ja siis vaatab sinna. Et sa ju tajud selle ära ja sellel on oma positiivsed, negatiivsed küljest. Ühelt poolt on see ju muidugi tore, et sul
noh, meil kõigil on ju mingisugune kuuluvuse ja vajadus tunda ennast maailmas olulisena. Ükskõik, kes sa oled, mingil moel see ikka meie sees on ja see täidab täiesti nagu seda, seepärast mul võib-olla ongi üksinda nii hea olla. Teinekord suvel olen Pärnus ja kedagi, mul ei ole väga palju sõpru Pärnus, vaata peale teatrikolleegide. Ja siis aegalt on niimoodi, et mitu päeva lihtsalt üksi kodus on ja siis teinekord lähed lihtsalt rattaga suvel sõitma nagu Pärnu peale. Et saada seda tähelepanu. Ei, mitte isegi, et saada, võib-olla lähed lihtsalt sõitma, aga sealt tuleb seda tähelepanu kohe nagu ja see mingis mõttes on nagu, see on see teatud määral siuke edev positiivne pool, aga midagi selles on tõesti ka teinekord toredat, et klienditeenindajad vaatavad sind nagu, suhtuvad sinusse toredalt, inimesed suhtuvad sinusse viisakalt, see on metsikult meeldiv, eriti siis, kui seal ei ole nagu suuri luukeresid avaliku meedias olnud. Aga teistpidi see võib olla ka negatiivne, sest tihtipeale inimesed ikkagi, neil on tekkinud teatud eelarvamus sinu suhtes, milline sa oled. Mis tähendab seda, et kui sa saad nendega kokku, siis nad tõlgendavad sind oma arvamuse kohaselt ja nad ei vaatagi sind kui inimest, vaid nad vaatavad sind kui kedagi, keda nad juba teavad. Mis tähendab seda, et seal tekib nagu konflikti nagu võimalusi. Mul ei ole selliseid konflikte otseselt tekkinud, aga selliseid eelarvamuslikke konflikte, et ma näen, et inimene nagu arvab must midagi või ootab vist midagi või teinekord neil on siuke tunne, et nad omavad mind. No täpselt ma käisin, mul oli mingisugune keeruline paar päeva, nagu tundsin ennast kuidagi hästi nõrgalt ja imelikult ja ma ei tea, kas ma olin haige või. Ja siis tahtsin nendel uut arvutit osta, läksin Euronixisse Pärnu seal kaubamajakas ja siis lähen sinna poodi ja kapuuts oli peas ja pühapäevane päev ja kell 3 ka ja rahvast kõik hullult täis, nagu poed ja inimesed käivad pühapäeval ju poes. Ja siis lähen sinna, vaatan neid arvutit ja kapuuts on peas ja siis ma juba tajun, okei, seal on mingi perekond, kes juba siis need lapsed tulevad sinna, seal on vaata see saar on ju, kus on arvutid ja siis lapsed tulevad sinna teisele poole, siis juba mängivad, et vaatavad arvutit, aga tegelikult vahivad niimoodi. Ja siis ma olen seal juba mõtlen, ja siis vaikselt pööran ära, tahaks lihtsalt olla, tahaks lihtsalt arvutit vaadata. Ja siis tuleb nende ema ja ma olin nagu, siis tuleb nende ema ja ütleb, oi tere, et kus me lapsega ikkagi, kui lapsega pilte saaks teha, ma ütlesin, tead, ma täna ei tahaks teha nagu. Ja siis ta käis nii kaua mulle peale, et ma lihtsalt lõpuks ütlesin, okei. Et seal tekib nagu see barjäär, et need ei vaata enam sind kui inimest, vaid midagi, mida nad tahavad. Ja siis see on pilt. Ja nende pildistamistega mul on alati keeruline, ma tavaliselt nagu kallistan inimesi selle asemel. Sest nüüd ei saa enam kallistada ka enam. Et see jääb rohkem meelde kui pilt nagu, aga see on minu arvamus. Võib-olla osadel inimestel on see pilt vajalik. Näitleja töö, ilu ja valu. Jah, ma ei tea, õnneks seda valu on suhteliselt vähe. Et rohkem on seda, minul on küll nii läinud, et pigem on, et neid klienditeenindajate toredaid naeratusi on aeg-ajalt tore vaadata nagu. Et nad suhtuvad sinusse kuidagi viisakalt ja toredalt. Ükskõik, kas neil on siis selleks põhjust või ei ole, aga tore, et nad seda teevad. No eks näitlejate puhul veel võib-olla lisab see ka, et sa ütled, et suhtuvad eelarvamusega, aga näitlejana sa võid mängida mingi rolli nii usutavalt, et nad hakkavad sinusse rolli põhjal suhtuma, et kui me räägime poliitikusse, sa lihtsalt võib-olla, oleneb kellel mis kogemus on, et erinevad, ehitusinseneri puhul sa kohe eeldad, et oskab matemaatikat, on ju, et teab sulle vastata, on ju, et on mingi tark, on ju, näitleja puhul, et sul on neid võimalusi, kuidas nad sind üldse võtta võivad, lihtsalt ilmselt nii palju, mitut erinevat rolli sa mängid. Ja nad võivad ka võtta aeg-ajalt, paljudel on ju inimestel selline arvamus, et näitlejad on nagu sellised luiskajad. Et nad võivad ka sind vaadata nagu sellena, et see nagu kuidagi sind nagu kui variseri või et nad vaatavad sind nagu sellise teise kummalise pilguga, et see variant on ka olemas. Aga õnneks mul ei ole seda veel olnud, et ma mängin mingit tegelast. Ma üldiselt proovin oma tegelased ka mängida kõik selliseks, et nad lõpuks lepivad. Ehk siis nad võivad küll olla konfliktis alguses, aga lõpuks nad jõuavad teatud leppimiseni. Kuigi ma olen mänginud ka tegelasi, kes ei jõua leppimiseni, aga mul meeldib tavaliselt see, et nad jõuavad leppimiseni, siis see on minu arust nagu õppetund, et iga inimene võib jõuda selle leppimiseni. Ja ma proovin oma rollid ehitada nii, et isegi kui nad on selles halvas kohas käivad, aga nad lõpuks jõuavad. Ehk siis mul ei ole sellist kogemust olnud, et ma mängin nagu mingit, kuigi ma olen mänginud ülihalba tegelast ja väga nautisin seda. Aga mul ei ole kordagi tuldud nagu ütlema, et sa oled see. Sest ma mängin ka suhteliselt palju enda pealt ka ja mulle meeldib enda pealt mängida ja see on minu jaoks nagu põhiprintsiip. Võib-olla ma mingil hetkel jõuan rohkem selleni, et ma mängin nagu
pikemaid läbimõeldud karakterrolle. Aga seni ma olen seda teinud, et seal ei saa tekkida ilmselt ka seda sama efekti, millest rääkisid. Aga enne sa mainisid, et see su nägu kõlab tuttavalt või kindlasti väljakutse, et näitlejatöö on kindlasti niikuinii oma olemuselt sihuke väljakutse, aga palju sa nagu oma töös oled teinud siukseid rolle, kus sa pead täiesti mugavustsoonist välja tulema või laval olema sellises olukorras, mis ei ole nagu täiesti väljas sellisest No mugavast. neid on ikka iga aasta. Või kas sa tõmbad ka mingi piiri, et kus sa mööda ei taha minna või mida sa... Sa tead, kuhu me suuname siin selle jutuga, on ju? Kuhu te suunate mind? Ei räägi. Okei. Ei, ja muidugi on mingis mõttes on iga projekt on jälle see sama, nagu oled jälle selles samas kohas tagasi. Aga jah, ma ei tea, kas te mõtlete seda, aga kinoteatris mul oli üks projekt, kus ma pidin ikkagi nagu alasti laval olema nagu. Ja eks ta oli nagu keeruline küll alguses, selles mõttes ma mäletan seda esimest proovi. Siis ma sain aru, et ma ei olnud sel päeval proovis ka, kui seda otsustati, vaata, sest tehakse eriti hea. Ja see on alati eriti hea, et siis kui ühte näitlejat ei ole, siis järsku keegi teeb otsuse ära. Tema on nõus. Siis tema, ja kuule, paneme tema. Ja siis eks ta oli eks ta on muidugi kummaline, eks ta on siiamaani nagu on natuke imelik seal nagu istuda seal diivani peal ja lihtsalt olla. Aga see on igal juhul huvitav alati. Aga selliseid asju on ikkagi iga aasta peaaegu tuleb ette. Ja see on tore, et neid tuleb. Ja ma olen väga õnnelik, kui on lavastajad, kes mind suudavad viia selleni, et ma pean seda tegema. Sest need ongi kõige põnevamad hetked, nendesse nagu arened kõige rohkem. Ja ja see alastus on mingis mõttes alati kõikidel inimestel natuke nagu kummaline. Aga ühel hetkel sa arvad sellega nii väga ära. Sten Karpov meil seal pidusöögis on täpselt samamoodi nagu algus oli ka nagu ei tahtnud üldse ei tahtnud kuidagi nagu teha ja see ongi okei. Ja see on täiesti mingi mõistetav. pool Eesti rahvas käib läbi. Ja sa seisad seal keerd lava peal ja pead seisma lihtsalt nagu niimoodi ja siis esimene steen ka veel. Ja siis meil oli nii, et Hendrik näitas ette. Näitas ette, et kuule ma teen siis alguses näitan ära, kuidas see on, et ei ole midagi nii hullu. Ja siis, aga ega ta ei olnud ka mingi metsikult mugavalt, ei tundnud seal. Ega keegi ei tunne. Aga sellised olukorrad mulle meeldivad muidugi. Need on toredad, need on rasked, need on keerulised, aga need arendavad kõige rohkem. Aga kui sa oled valmis olema paljalt laval, siis kas on üldse midagi, mida sa ei ole valmis tegema seal? Kas on olemas midagi laval, mida ma ei ole valmis tegema? Ütleme nii, et mul ka need piirid on suhteliselt nagu sellised elastsed, et ma tegelikult... kuna mulle meeldib see, nagu mitte alasti laval olemine, aga selline piiride kompamine. Ja mulle meeldib teater, mis kompab piire ja mis tekitab teistsuguseid nagu tundmuseid, mida ma tavaliselt ei tunne. Või näiteks vaatasin siin seda No viimast filmi, mida sõpruses näidati, see lühikene film, mingi pooletunnine, kus lõpuks oli lihtsalt siuke epileptiline värvide mäng. Olete näinud seda või? See oli täiesti haige, igavene valgus äkki oli selle filmi nimi. See oli 10 minutit reaalselt nagu siuke strobovalgust, mul hakkas nagu teadvus ära kaduma ühel hetkel. Aga mulle meeldivad sellised asjad, kui eksperimenteeritakse selliste momentidega. Nii et tegelikult mul otseselt praegu ei ole, Eesti lippu ma endal taguotsast sisse ei paneks, mida on võib-olla ühes Eesti lavastuses tehtud, eks ju. Aga et seda ma võib-olla ei teeks, mitte sellepärast, et see just Eesti lipp on, aga lihtsalt see on imelik. Aga ütleme nii, et kui asi on põhjendatud ja see on sisuline ja sellel on mingi tähendus, siis ma olen valmis seda tegema. Et seal kinoteatri lavastuses sellel asjal on tähendus ja sellepärast ma olin valmis seda tegema, sest et siis, kui seal on tähendus, siis inimesed ei vaata tegelikult seda alasti keha, vaid nad vaatavad seda tähendust. Loodetavasti see tähendus on seal piisavalt tugev selleks, et nad saavad sellest aru ja ei ole nagu mingisugused muud kummalised erootilised huvid seal mängus. Aga nagu selles mõttes, kui seal on sisu olemas, seal on põhjendus ja see on mingisugune sümbol, siis muidugi. Ma usun küll, sest et just enne podcasti jälle, kui me arutsime sellest, siis me lõpuks hakkasime nagu täiesti kahtlema, et me olime nagu kuulnud, Laura vist tegelikult on seda etendust vaatamas käinud. Mina seda näinud ei ole, siis me nagu arutsime sellest, et seda nagu tahaks rääkida
siis mõtlesime, et oota, aga Vaata, äkki see ei akadeemia- olnud. see on mingi teine podcast, mis podcast me teeme. Me oleme siin mingi väga mugavad padjad on siin. Kus sa siin liigub? Me räägime sinu tööst. Vaat kui See põnev on võib üks sinu sinu töö. töö olla. Meie eesmärk ongi siin ju näidata, et iga töö võib väga põnev olla. Aga ühesõnaga, kuhu ma mitte jõuda ainult see, et tahtsin, sellepärast ainult põnev oleks, on ju. Okay. kuhu ma jõuda tahtsin, oli see, et siis me mõtlesime, me igaks juhuks kontrollime üle, et pärast mingi paneme selle fakti juba lauale, siis saad nagu oot, et see ei olnud mina, vaata. Ja ma guugeldasin ja ei tulnud nagu mitte ühtegi selget artiklit, nagu tavaliselt tulla võiks, et umbes, ma ei tea, Sander Rebane paljalt laval on ju, tõesti, ma arvan, klikitav artikkel on ju, aga ei tulnud, ehk siis ma arvan, et see sõnum nagu oligi seal väga õiges kohas, et Jah, sest et Kalmetil, kui ta oli, on ju, jah, kui ta tegi seda oma monotükki, siis see kuidagi küll nagu rebiti kuidagi hullult kaasa. Eks nad vist ise natuke seda reklaamisid ka võib-olla. Aga jah, sellega läks tõesti nii, et nagu seda ei ole niimoodi nagu puudutatud. Õnneks veel seda enam, et see ei ole õnneks Kollase meedia poolt nagu puudutatud, mis on äärmiselt tänuväärne. Aitäh teile selle eest. Kollase meedia esindaja, sina, kes seda karjääristuudiot praegu vaatad. aga no lähme siis tagasi võib-olla selliste pehmemate teemade juurde, et rääkides sinu tööalastest eeskujudest, kes need on ja miks? See on huvitav küsimus, kes on eeskujud? Ma pean ütlema, et mul on suhteliselt vähe eeskujusid elus olnud või nagu selliseid inimesi, nooremana ikkagi neid oli muidugi rohkem, aga järjest enam ma kuidagi võistlen ainult iseendaga teatud määral. Aga mul on eeskujusid muidugi. Sten Karpov oli pikalt mul eeskuju, mulle väga meeldis see, kuidas ta mängib, siiamaani meeldib. Märt Avandi, täiesti nagu igal juhul vaatan tal alt üles. Et minust metsikult võimekas näitleja, väga tore inimene. Kes veel? Muidugi Indrek Taalma, Sepo Seeman. Ma ütlen, need mehed oskavad midagi sellist, mis on minul täiesti nagu puudu. Minu enda silmis. Nad on nii lihtsalt võimekad igasuguses improvisatoorses asjas. Viskan neile mingisugune tekst ette ja nad nagu suudavad igast asjast teha minu arust midagi. neile peab teksti ette viskamagi. No kui Jah. see Lihtsalt Seppo Seeman seal selles tuleb, nägu on ju. kõlab tuttavalt oli, siis minu arust kõige naljakamad osad olid need, kui ta žüriiga rääkis. Jah. Et tahaks neid kuskilt järgi Et vaadata. ärge pange Jah. piiridesse, et laske olla. Et see nagu, nad ei ole mul nagu autoriteedid, aga neid ma teatud valdkonnas ma vaatan neid ja imestan nagu, et kui tublid nad on. Aga kui rääkida nagu sellistest välismaistest mõjutajatest, sest ma suhteliselt palju tarbin ikkagi sellist välismaist meediat, aga on teatud nimed ikkagi nagu David Lynch, kes mulle ideelises mõttes ta on väga inspireeriv ja mingil määral mulle eeskuju. Ja neid kunstnikke ja inimesi on tegelikult metsikult palju, kes sellest valdkonnast on. Slavoj Žižek mulle on alati metsikult meeldinud, see inspireerib mind alati, kui ma teda kuulen, lihtsalt see, kuidas ta ennast väljendab, kui võimekas ta on. Aga Eestist, ma ei tea, niimoodi rohkem ei tule pähe, aga need olid sellised esimesed, mis pähe hüppasid. Aga kui veel nagu mõtiskleda suuremalt, siis mis su unistuste roll on? Kui saab niimoodi nimetada ühte? See on jälle hea küsimus, kolmandat korda ütlen Aitäh, me saame siin nii palju küsimuste eest kiita, tänan. Te saate teha pärast üks compilation video, kus ma lihtsalt ütlen, väga hea küsimus. Ma arvan, et mind on alati saatnud unistuste rollid ja huvitaval kombel on juhtunud see, et ma olen paljud neist rollidest saanud mängida või peaaegu mängida. Eelmine aasta näiteks oli Mrožeki tango, oli Endla teatris ja ma unistasin täiega sellest rollist juba, kui ma seda Kas koolis. unistad siis sellest materjali mängimisest? Sellest materjalist ja sellest tegelasest, kes seal oli. Ja see nagu täiega tõmbas juba ülikooli ajal ja siis eelmine aasta kuulsin, et see tuleb nagu meil teatrisse ja siis ma sain selle rolli ka veel. Nii et jube hästi läks. Aga kahjuks juhtus nii, et kuna mul olid mingid võtted samal ajal, siis kahjuks ma ikkagi seda rolli mängida ei saanud. Aga näiteks Märtrit, see üks tegelane, kes oli äärmiselt negatiivne ja kuri, seda ma unistasin, et ma saaks mängida. Nii et mul on paljud rollid on läinud niimoodi, et ma olengi saanud seda teha, aga mul on paar, ikkagi ma tahaks... Sa oled nii noor, sul peab olema kuhugi ju veel minna. Ja ma tahaks aga kui sa küsid enamikelt näitlejatelt, siis enamikud ei vasta sellele küsimusele tihti peale. See tuleneb ka paljuski sellest, et näitlejad ei loe näitemänge ühest hetkest alates pärast, kui nad koolist tulevad. Aga mul on ikkagi, ma tahaksin mängida selles Vaataraevus tagasi. Võib-olla järgmine aasta see tuleb.
siis ma tahaksin tegelikult ikkagi mängida Treplevit kajakas või siis vähemalt mingitki rolli seal. Ma tahaks Tšehhovit mängida lihtsalt, tahaks ühe korra teha sellist klassikalist nagu väga klassikalist, aga teatud mõttes kujundlikku teatrit nagu hästi maksimumis. Siis ma tahaks veel mängida, mul oli mingi asi veel peas, Hamletit ma ei ütle muidugi. Ma tahaks pigem mängida mingit Poloniust või kedagi mingit sellist karmi tegelast. Aga ja põhiunistus, mis mu peas on see, et ma lõpuks ometi teeksin ühe lavastuse, mille ma ise kirjutan, kus ma teen ise muusika ja kus ma teen ise kujunduse. See on mu tegelikult kõige suurem unistus. Peame ootama siis. Seda ma lihtsalt kardan kõige rohkem, sest et ikka on veel see tundmus, et mu mõtted ei ole midagi väärt. Aga sa ei tea enne, kui sa ei proovi. Ja muidugi, ma olen nõus, ma olen täiesti nõus. See on mul see on mind saatnud nüüd juba mingi 2-3 aastat. Mul on nagu palju mõtteid, mida ma tahaks teha. Ehk siis, ja ma tean, ma tahaks, et see oleks mingisugune siuke roll, kus ma saan kõik asjad sisse panna. Et see oleks natuke selline hüplev ühest tegelasest teise sisse nagu lõputu selline mäng, et see on minu siuke unistus, aga see ei ole konkreetne tegelane, keda ma saan nimetada, aga see on mul siuke soov. Ja need unistusi ikka on. No peabki unistama. No see tundub väga põnev, nii et ikkagi loodan, et teed ära ja saame vaatama tulla. Me tuleme esiritta siis. Jah. Plaksutama, siis me saame sulle öelda, et väga hea tekst. Väga hea materjal. Väga hea valgus. Või siis tulete, ei kuule, tegelikult oli huvitav. Tubli. Tule räägi, meil tuleb üks podcast ebaõnnestumistest. Tahad sa tulla rääkima? Vihje. Jah. Ei, peame ikka positiivset nooti hoidma. No ei, tuleb ikka jah. Aga neid unistusi, ma olen nagu suur unistaja küll, et selles mõttes mul on, see on ka üks tegelikult asi, mida selle töö juures, kui sa küsisid enne, et mida oled õppinud, siis tegelikult unistada tasub ja ma olen suhteliselt palju nagu unistanud ja luban endal seda teha ja ma naudin seda ja ma ei unista nagu niimoodi, et nüüd on pühapäeva õhtu ja ma lähen nüüd unistama. Vaid need on sellised latentsed, nad nagu saadavad sind, aga see omamoodi ikkagi viib sind lõpuks sinna ka. Et selles mõttes eelmine aasta mul oli pikalt siuke tunne, ma tahaks matkata hullult. Ja ma tahtsin samal ajal, mul oli mingi kaamera asju ostetud, mikrofonid kõik nagu hea, normaalne kaamera, korralikud läätsed. Ma mõtlesin, tahaks tegelikult teha sellised matkavideosid. Ja siis ma helistasin lihtsalt ühele tuttavale filmitegijale. Ütlesin, et kuule, et mul on siuke unistus, et tahaks mingi matkavideo teha. Ja siis me tegimegi sellest lühidoki, nagu siuke tunniajaline, kus ma siis rändasin Mõisaga, see oli pärast koroonat täpselt, kus ma rändasin siis Mõisakülast mere äärde, nagu jala, kõigest läbi, 43 kilomeetrit otse, nagu kõigest soodest ja kraavidest ja kõigest läbi. Ja see oli ülitore. Ja sellest, et kuna mul oli siuke väike loll unistus mingi paar nädalat seal koroona ajal, et tahaks ikkagi selle teha, siis ma tegin selle kõne ja siis ühel hetkel see sai tõeks. Ja tegelikult mingis mõttes see väike minidokk, mis siis kevadel ilmselt tuleb välja ka, üks osa sellest läheb ka osooni, nagu lühike versioon sellest. Et siis see sama asi räägib ka sellest, kuidas mul oli see unistus seda teha ja kuidas see nagu teoks sai. Et siis sellisest, ma räägin seal rohkem sellest, et kuidas unistus oli jõuda loodusesse ja olla nagu loodusega koos ja ollagi selles metsikuses. Ja siis missugused nagu tunded seal tekivad ja see. Ma sain praegu aru, vaata, miks sa venitad selle enda kogu suure projekti tegemisega, vaata kõik teised asjad, sa oled nagu võtnud ühendust on ju inimestega, et koostöös, aga nüüd sa pead tegema üksi ja sul ei ole seda tõuget, nii et sa pead broneerima mingi ruumi ära, kus sa pead seda hakkama tegema ja siis võib-olla on nagu mingi lüke. Sa oled väga hästi sellest aru saanud. See on väga õige point. Ma saan siin analüüsid ja kusjuures ma pole selle peale ise niimoodi mõelnud, et see vastutus ainult, mis on ise endale nagu peale pandud, et see, sest minu tehnika on olnud ka see, mida ma olen ka varemates intervjuudes ja asjades rääkinud, et kuna mul on nii suur austus teise inimese vastu, et siis kui ma helistan talle, ütlen, et teeme mingi asja ära, siis ma ei saa teda alt vedada. Ja siis tihti peale niimoodi ma olengi enamik oma projekti teinud, ma teen selle esimese kõne ära, et teeme ära ja siis nüüd mul ei ole enam tagasi teed nagu. Ehk siis see on mu tehnika and, selles mõttes sa närisid seda väga hästi läbi. Austatud kuulajad, Sander Rebase ise tehtud täiesti algusest lõpuni tükk tuleb lavadele, palju me anname sulle aega 2 aastat.
ei, mul on selles mõttes, mul on tulnud lihtsalt vahepeal uued unistused, vaata, uued tegevused, millest ma eelmine kord rääkisin ka, omavahel rääkisime, et kus ma reaalselt olen praegu nüüd 12 tundi päevas nagu veedan aega siis, kui mul on vaba päev. Et mul on see unistus ka, mis nõuab nagu täitmist. Et siis ma olen jälle lükanud selle teatri unistuse natukene kaugemasse tulevikku. Aga vaatame, las ta seedib, sest mul on nagu see point, mis ma enne ütlesin, et ma tahaksin, et mu supervõime oleks. Ma ei taha enne teha ühte tükki, kui ma ei ole leidnud igale stseenile kujundlikku lahendust. Ja seni, kuni ma seda teinud ei ole, seni ma tunnen, et ma ei saa minna lihtsalt nagu, noh, ma olen kontrollfriik selles mõttes. Tegelikult loomulikult loomingulised asjad sünnivad siis, kui sa neid teed. Aga ma ei julge öelda inimestele, ma ei julge raha küsida enne selle asjal, kui ma ise ei tea, et mul on see olemas. Sest mulle ei meeldi väga, või noh, mis ei meeldi. Aga paljud lavastajad tulevad proovi nii, et nad ei, nagu, neil ei ole üldse aimugi, mida nad teevad. Ja mulle meeldiks väga, mulle meeldiks, kui inimesed tulevad proovi ja ütlevad, kuule, mul on siuke kujundlik idee sellele stseenile. Me ei pea hakkama siin laua taga jälle istuma, nagu ma ei suuda taluda seda teatrit enam. Nagu, et lihtsalt tuleme, hakkame teksti tegema, siis kõik istuvad nagu. Kui seal oleks mingi kujundlik lahendus kunstnikuga koostöös, muusikalise kujundajaga koostöös, see käivitaks hoopis teistmoodi. Et ma ei suuda seda enne ise teha, kui ma seda ei ole kätte saanud. Et kui ma ei ole leidnud seda õiget heli, õiget pilti, õiget kunstnikutööd, õiget teksti, õiget tegevust ja need kõik kokku pannud, siis ma ei suuda seda teha. Ootab oma õiget aega. Jaa, ma arvan, et ta seedub, eks ta seedub. Ma olen palju asju kirjutanud nagu juba, mul on tegelikult suuresti see olemas, ma pean ühel hetkel hakkama lihtsalt seda kokku panema. Aga tööalastest saavutustest veel siin lõpupoole rääkida. Sa enne mainisid ühte auhinda, aga palju sul neid auhindu oma tööst üldse saadud on ja mis see sinu jaoks kõige südamelähedasem on? Ma ei tea, palju ma neid saanud olen. Nii palju, kes see juht lugeda jaksab. Mõned on ikka tulnud, oleneb, kuidas neid, mõned on stipendiumid, vaata, need ei ole nagu otseselt auhinnad, sinna sa oled ikka pidanud ju taotlema ka, mõned on siuksed, mis on tõesti, täitsa nagu, ma arvan, et mis on kõige suurem tunnustus oli ikkagi siis, kui Kalju mind teatrisse kutsus, nagu sest see andis mulle selle tunde, et ma olen vajalik. Ja see oli äärmiselt oluline etapp. Aga muidugi see kristallkingake, muidugi see on suur tunnustus või nagu minu enda jaoks küll vähemalt, et see on väga tore, et ma selle sain. Aga mis ma nende kohta neid rohkem veel ütlema? Ei. Meil tegelikult oli idee teha ka selline müütide ümberlükkamise blokk, aga võib-olla enne kui meie küsime, võib-olla sa ise ütled, et mis sa tunned, mis müüdid on näitleja ameti ümber? Või eelarvamused, mis ei pea paika või kummuta mõned? Huvitav küsimus, millised mitmes see nüüd on? Võib olla müüt, et see on väga lihtne töö. Et see on nagu siuke, mis seal ikka oled seal laval, teed midagi ära. Tegelikult see on siuke töö, mis tuleb siuke ikkagi ellu kaasa kogu aeg. Vähemalt minul see tuleb. Võib-olla ma olen kuidagi valesti seda asja mõtestanud. Aga eks mida vanemaks sa saad, seda vähem ta tuleb ka teatud määral, sest sa oskad efektiivsemalt käituda juba selle, et kui sa proovi lähed, siis sa oled seal proovi. Oskad oma aega paremini planeerida kõike. Aga et see võib olla, et see tundub siuke kergemeelne nagu lihtne asi, aga tegelikult see nõuab väga palju keskendumist, tähelepanu, võimet kollektiivist tööd teha, võimet uurida, analüüsida, üles ehitada tegelasi, mõista inimesi, olla empaatiline, et need ei ole nagu siuksed asjad, mis on, mõnel inimesel on see a priori olemas, aga paljud asjad nõuavad ka tööd ja ka teadmiste omandamine nõuab tööd, sest sa pead iga kord mõistma uut inimest ja selleks, et sa ei mõistaks teda iga kord uut moodi, sa pead ise inimesena arenema. Ja selleks, et see ongi, see kõige keerulisem ongi see, et sa pead meeletult ise endaga tööd tegema. Ja seda tihti peale inimesed ei näe või seda nad ei tea, et see toimub. Ja seal on palju vaja lugeda, seal on vaja kirjutada, seal on vaja mõelda, seal on vaja sõpradega pikki vestluseid pidada sellest, et mida me tegelikult siis teeme. Siis meil üks oli see, et kõik näitlejad on ekstraverdid, eks nad ongi valmis kogu aeg suhtlema, rääkima? Ei ole jah, muidugi ei ole. Lühike vastus, ei ole. See annab lootust võib-olla tundudele vaiksematele, kellel on väike unistus kuskil. Seda vist tehakse nagu, ega me keegi ei ole ju binaarsel skaalal must või valge nagu.
et mõne inimese jaoks lihtsalt teater ongi see viis, kuidas ta ennast väljendab või kuidas ta enda sellest introvertsusest nagu siis välja tuleb, et selles mõttes ma arvan, et mingil määral on need inimesed ka ikkagi ekstraverdid. Või noh, et see ei ole nagu nii must. Või siis laval leiavad ennast ja on seal ekstraverdid. Või siis lava peal peidavad ennast hoopis teistpidi. Nagu, sest paljud näitlejad kasutavad lava nagu selleks, et ennast just peita. Mõned näitlejad lähevad sinna, et ennast leida ja ennast avada, mõned peidavad ja mõlemad toimivad suurepäraselt. Aga jah, mina vist olen rohkem see, kes läheb sinna ennast avama, vähemalt ma üritan. Ma ei tea, kas see välja tuleb. Võib-olla vahest tuleb. Siia lõppu see võiks tegelikult meile või kuulajatele, kes on siuksed unistavad näitlemisest, et mõned soovitused ja nipid anda, kuidas ennast ette valmistada näiteks? Kuidas ette valmistada ennast teatrikooli minekuks? Lugeda. Esmalt. Siis on ka see, et mitte liigselt ette valmistada, sest teinekord sa näed inimesi, kes on terve elu unistanud näitlejaks saamisest, siis nad jõuavad sinna selle, et neil on nii suur nagu hirm juba selle ees. Neil on nii suur tahe, mis tähendab seda, et proportsionaalselt nende hirm on ka väga palju suurem. Ja siis juhtubki see, et see tõmbab krampi, ehk siis ülemõtlemine teinekord on täiesti nagu ebavajalik. Samal ajal leida see tasakaal ettevalmistusega, et sul oleks ka materjale, et sa ka teaksid. Ehk siis nagu minu soovitus oleks see, et enne seda tee pool aastat mingisugune korralik töö, siis 6 aega ära tee mitte midagi, lõdvestu lihtsalt chilli ja siis mine sinna kohale niimoodi, et sa tead, et sa oled valmis kaotama. Et see ei ole nagu eluliselt nii tähtis, et see on nagu hoia või keela, ma pean nagu saama. Et kui see ära kaob, siis tihtipeale läheb tegelikult nagu palju vabamalt ja lõbusamalt ja mõnusamalt. Aga jah. Ja katsetada muidugi, seda võib ka teha, et lihtsalt ükskõik mis tekstid sul on, nämmuta neid igat pidi nagu siit, sealt, tee seda häält, seda 3., 4., 5., nii et kui sulle öeldakse, et tee selle tekstiga midagi, siis sa juba tunned ennast selle tekstiga nii vabalt ja mõnusalt, et sa võid seda nagu pardikene teha, aga sa võid seda teha ka nagu Kalevipoeg. Et selles mõttes lihtsalt tõmba see diapasoon nii laiaks, kui sa saad ja see lõpuks nagu mingis mõttes vabastab, sest et proovides sa ju tegelikult ka põhimõtteliselt selle sama asjaga, et sul on see tekst, siis sa hakkad nagu seda nagu ühest otsast, teisest otsast sikutama, väänama, ja siis lõpuks sa jõuad sinna lihtsusesse tagasi. Ehk siis nagu võib-olla see aitab ka. Aga jah, mingisugune lõdvestus, nagu siin on inhale, exhale, tee see ära ja siis mine peale ja ära muretse sellest, et mis teised sust arvavad. See on noortele inimestele muidugi parim asi, mida öelda. Aga väga hea ju sisend, et lugeda ja tunnetada seda teksti. Jah, et sa tegelikult, et sul oleks millest rääkida. Sest et seal on põhiküsimus, mul käis üks noormees just küsimus mu käest, mul viimasel kuidagi küsitakse eneseväljanduskoolituste kohta, et kas ma võiks inimesi nagu koolitada eneseväljanduse koha pealt. Ja mul on see alati nagu mingis mõttes ma võiks seda teha, sest on huvitav valdkond, aga samas ma ei tea, kas ma ise tegelikult nagu seda oskan. Ja siis ta küsis mu käest, et kuidas seda siis nagu teha. Ja siis ainus asi, ja ta küsis tehnikate kohta, et kuidas ma peaks nüüd istuma, et kas ma peaks nagu käed niimoodi või naava, kas ma peaksin rohkem käsi kasutama või ei peaks rohkem käsi kasutama, kas ma siis olen kaitsev või ei ole. Ja siis ma nagu tegelikult lõppkokkuvõttes teadsin juba esimesest lausest peale, mida ma talle öelda tahan, aga siis ma proovisin nagu erinevatest viisidest seda nagu kirjeldada. Aga põhipoint on see, kui sa tead seda, need on kaljusõnad. Kui sa tead seda, mis on sinu, ma ei saa mitte vaiki olla, mis sind põletab, kui sa seda tead, siis tehnikad, kas sa põristad R-i, Andrus Vaarik sai ka lõpuks ju teatrikooli sisse. Ja siis mõttes, kas sa põristad R-i, kas sa hoiad oma käsis nii või naa või ükskõik mis pidi. Kui sa tead, mida sa öelda tahad ja sa põled sellest, mida sa tahad öelda, siis kõik tuleb. Aga selleks, et sa teaksid, mida sa tahad öelda, selleks sa pead looma mingisuguse omaenda maailma ja selleks on kõige parem vahend lugemine ja ka kirjutamine. Sest kirjutamisega sa õpid oma mõtteid korda seadma, sa saad aru, kuidas sa mõtled.
ja suudad seda mõtet laiendada ja pikendada ja lühemaks teha ja teha seda just niimoodi väiksemaks ja konkretiseerima ja ehk siis need on need nagu leia see, ma ei saa mitte vaiki olla ja siis selle peale vajuta. Nii palju häid mõtteid, mul on nii hea meel, et sa leidsid aja, et sa siia tulid, sest et see on meie esimene episood ja üldse see karjäärimudi ja väljend siis võib-olla on ju ka tegelikult väga uus ja mis meie nii-öelda see sõnum seal taga ongi see, et need inimesed näitaks, kuidas tuleb katsetada, julgeda proovida, vahel ebaõnnestuda ja siis jälle edasi minna, et teha seda, mida sa saad armastada ja ma arvan, sa oled nagu väga-väga hea näide siia algusesse, et sul kuidagi on ka olnud neid hetki nii palju, kus sa lihtsalt võtad sellest kinni, et kuhugi edasi liikuda ja see on siin nagu järjest kaugemale viinud, nii et Pärnu viimane buss vist hakkab ka varsti minema. Ei, ma ei lähe täna Pärnusse, ma ei lähe täna Pärnusse, ma võin siia pikemalt jääda. Siis me paneme selle salvestuse kinni ja siis saame siin Lähme Hollywoodi. Nagu see oleks avatud. Nagu see oleks avatud ja Aga see on selle koroona selle kõige suurem häda, vaata. Hollywood on kinni. Kõige suurem häda. Ei saa ka afterpartile minna siin esimese episoodi puhul. Peame moviesi välja mõtlema. Ja. Aga suur aitäh sulle. Ja kuulmiseni. Ja vaatamiseni. Ja aitäh, et lubasite mul taas kord ise endast rääkida. Yeah. Ja, tšau. Tšau. Tšau.